Mina olen Harald Lepisk ja selles videos jagan sinuga ühte moodust, kuidas määratleda enda kutsumust. Enda kutsumuse määratlemisel on 3 kõige olulisemat komponenti. Need on tegevused, mida sa tõeliselt naudid. Need tegevused, kus ajataju kaob, kui sa teed neid. Sa oled täiesti haaratud nendest tegevustest. Teiseks, tegevused, mida sa oskad hästi. Ja enamasti me oskame hästi, mida me oleme treeninud, mingil alal treeninud ennast heaks. Loomulikult anded aitavad ka kaasa, aga eelkõige me treenime ennast mingil alal heaks. Ning 3. element, mille eest makstakse hästi, ehk siis mis on teistele vajalik, kasulik, või võib ka olla hoopis teine mõõdik, mis on ühiskondlikult hästi kasulik, kas siis võib-olla hoopis sotsiaalses aspektis muudab maailma paremaks. Kui need 3 komponenti on olemas, siis need on see koht, kus tekib see elurõõm, kus tekib see minek, kus tekib see kirg või lausa isegi kutsumus. Vaatame lähemalt, kuidas seda määratleda. Nüüd iga nende komponendi võtmes pane kirja erinevaid mõtteid, mis sulle meeldib teha, mis sind huvitab, mida sa hästi oskad, mida sa valdad hästi ja mida maailm vajab, mis muudaks sinu meelest maailma paremaks paigaks. Nendest tulenevalt saad sa genereerida endale võimalusi, igasugu suundasid, valdkondasid, kus võiks midagi vägevat teha. Ja nüüd, kui sa oled endale päris kümneid igasugu võimalusi genereerinud, mida kõike võiks ägedat teha, mis sind käima tõmbaks, mis sind põnevile ajaks, siis säti mõned põnevamad ideed kutsumuse maatriksile. Kutsumuse maatriksil on 2 teljestikku, üks neist on pühendumus, kuivõrd sa oled huvitunud ja pühendunud, kuivõrd sa tahad ennast selles valdkonnas vägevamaks, tegijamaks, meisterlikumaks muuta. Ja teine komponent on unikaalne lisandväärtus. Kuivõrd see, mida sa teed, on kasulik teistele, kuivõrd sellel on positiivne mõju, kas siis sotsiaalses aspektis, või kuivõrd see on tööturul nõutud ja oskusena. Nüüd, kui siia sättida enda need suunad ja võimalused ära, siis enamasti need võiksid jaotuda siia 4 kategooriasse. All vasakul on hobi. Hobi on selline asi, mida on vahva teha, mis on sinu jaoks põnev, aga selle lisandväärtus teistele ei pruugi olla väga kõrge. See on võib-olla rohkem rõõmu iseendale, aga sul ei pruugi olla väga kõrget pühendumust hobialal. Seda on tore teha, aga sa ei viitsiks võib-olla seda absoluutselt iga päev teha. Seevastu aga kirg on mingi selline asi, mille nimel saaks valmis iga päev tegutsema, sellega iga päev toimetama. Kirel on siis pühendumus on suurem. Ja 3. element, variant on amet. Amet on all paremal. Amet on mingi selline suund, kus sa oled suhteliselt professionaalne ja sa lood väga head lisandväärtust, aga see valdkond võib-olla ei vaimusta niivõrd sind. Sa oskad seda teha, sa oled professionaal, sa suudad need asjad ära teha, turul on hea nõudlus selle järele, aga see ei vaimusta sind. Nüüd samas, kui sa leiaksid enda ametis mingi sellise uue dimensiooni, mingi asja, mis sind tõmbab käima, mis sind ajab põnevile, mis sind uuesti pühendab tegutsema, siis võib ka ametis tekkida kutsumus. Ja kutsumus on selline valdkond, kus tõesti sa tunned, et sa tahad iga päev õppida, uurida, avastada, teha, katsetada, treenida ennast paremaks. Ja mis kõige tähtsam, kutsumuse puhul sul on sügav sisemine veendumus, et see on vajalik ja kasulik ka ülejäänud maailmale. Kas siis sotsiaalses aspektis või lausa rahalises aspektis inimesed on valmis selle eest mõistlikult maksma. Ja need erinevad suunad võivad varieeruda või muutuda aja jooksul. Näiteks hobist võib tekkida kirg või ametist võib kutsumus tekkida või ma ei tea, võib ka juhtuda nii, et kutsumus jahtub mõnikord ära, muutub ametiks, kaob see kirg või drive ära. See on küsimus, kas sa tahad tekitada mingi uue valdkonna või tahad uuesti leida kontakti selle enda varasema kutsumusega. Nüüd oletame, kui sa oled enda jaoks selle suuna leidnud, et mis valdkonnas tahaksid tõeliselt meisterlikuks saada, aga võib-olla oled alles alustamas, siis 3 soovitust. 3 soovitust, kuidas end kutsumuse alal vägevaks tegijaks muuta. Esimene on praktika. Loo midagi enda alal iga päev. Iga päev tee midagi, et sa kasvaksid. Teine on arengukeskkond. Kasva koos oma ala professionaalidega, nendega, kes valdavad seda teemat hästi.
Tihti on nad mingites erialaorganisatsioonides, liitudes, sa leiad nad sealt ja sa saad koos nendega kiiremini kasvada. Ning 3. kõige vahetum ja konkreetsem, jaga teistega. Näita teistele, millega sa tegeled. Näita, mis on see, mida sa lood, näita, mis on sinu kirg, mis on sinu kutsumus, lase neil sellest teada saada ja selle kaudu omakorda neil sulle võimalusi pakkuda. Nüüd, kui sa tunned, et sul ei ole veel päris head selgus sellest, mis sinu kutsumus võiks olla või mis suund sind käima tõmbaks, siis vaata inspiratsioon.ee lehel on artikkel nimega kuidas avastada enda kutsumust. Ja seal on 10 ideed, mis aitavad luua paremat kontakti enda kutsumusega. Mina olin Harald Lepisk, siinkohal lõpetan vägevat kutsumuse avastamist ja mis kõige tähtsam, vägevat kutsumuse elamist sulle.